Mina ostan alati kodutunde piima. Head teha on hea. Egle on 5 lapse ema, kes harjunud elus ikka ise hakkama saama. Viimased aastad on ta ka oma lapsi kasvatanud üksi. Nende suhe laste isaga ajas sassi elu muutus, mis tuttav paljudele eestimaalastele. Kolimine Soome. Võõras keskkond ei toonud loodetud kergemat elu, vaid hoopis lahkumineku. Aga Egle on kange naine ja saabki üksi hakkama, ka lihtsamate remonditöödega oma maalilises kohas asuvas kodus. Õmblusvabriku töölise palgast aga ei piisa kanalisatsiooni ja pesuruumi ehituseks ning siinkohal jäävad ka naisterahva oskused napiks. Kus on nüüd sinu peatuspaik armas? On sul kindlus, kus toetada pead? Oled loobuma olnud kord varmas, üles leidma sa väärtused pead. Meie oleme Koonga kandis. Egle juurde tulime. Tere, perenaine. Tagasihoidlik perenaine siin külmetab. Viime ta ruttu tuppa. Ma vaatasin juba tee pealt, et milline katus sul on. Jessus, kus said? Lihulast. Tulge meie tagasihoidlikusse segas oma suvilasse. Siin on remonditud soon sul, jah? Natuke. Väga äge. Kus need lapsed meil elavad? Hetkel on koolipäev. Aga siin nüüd sa nii kaugele päris pole jõudnud, nagu see No me oleme siin kõvasti lammutanud lihtsalt. Või on paljastanud seinasid ja mis sa siin ikka muud teha saad, et vaikselt. Aga mis su kõige suurem probleem on? Millest sa puudust tunned kõige rohkem? Mina ei tunne, lapsed tunnevad. Nii, millest lapsed tunnevad kõige rohkem puudust? Duši nurgast. Et pesta ei saa praegu eriti kusagil. No jah, algelised variandid on. Näita, mis variandid on? Kuidas te pesete? Tutvusta algelisi variante. Meil on ilus armas väike vannikene. Oo! Siis me kütame, saame sooja vett. Ja siis sa paned selle 13-aastase või mis ta sul on, see Kaarel, paned ta siia vanni, jah? Ei, teda ma ei pane sinna. Ma käib saunas kuskil sõprade juures ja Nii. See suurem poiss on siin. Kuule, kes klaverit mängib? 4, number 4 mängib klaverit. Number 4. Järeltulijal number 4 mängib klaverit. Väga äge. Ja, aga ma ei tea, ma vaatame, mis nii koer, kuidas ta suhtub. Nüüd on koer. Koer ei karda. Kardab. Nii, me piilume. Okei, siin on ruumi mõnnasti ja siin sa oled seinad puhtaks võtnud ja seinad on väga ilusad. Palk, lagi on ilus. Ei, siin te tulete ise toime. Ja, ei, me siin vaikselt ja ma just plaanisime. Aga siin ka... No siin on mul elekter, jah. Kuule, tere. See on veel seal vaatatud, sinna üks pistik mul tuleb ja... Niimoodi valgustad seda tuba siis kuidagi. See läheb sinna. Ole leidlik, on ju. Saab riputada lakke ju. Üks poistest mul tegi selle lambi. Vana petrooliumilambile pani selle õige pirni sisse. Jaa. Need on leidlikud mul. No mis sinu nimi on? Mis sa tahad? Tahab arva. Tahad rääkida või? Tema on Nupsu. No täitud, see väga sobiv nimi on muidugi talle Nupsu. Seal vist kevad juba tulema. Okei, see on uhke värk on see elekter teil tõesti. Jah. On siis raske ka üksinda 5 lapsega või? Ei ole. Päriselt või? Kui me võtame nagu seda, et laste kasvatamine ei ole minu jaoks kunagi raske, on see minu valik. See on see, mida ma olen kogu aeg tahtnud teha. Mis ametit sa ise pead? Praegu ma olen õmblusfirmas. Ja hirmus ilusas kohas elata, aga kuidas siit see liiklemine käib? Ilma autota välja ei mängi, on ju? Ei.
no kui ma nüüd nagu kodus vahest olen, siis hommikul lapsed ma saan bussi peal panna, et saavad kooli, aga lasteaeda tuleb ikka tüdruk viia. No mis sa ütled, kas maal on kergem elada kui linnas või raskem elada kui linnas? Maal on rahulikum. Aga rahalises mõttes? No jaa, rahalises mõttes on ta kulukam, eriti kui sa linnas tööl käid. Aga kõik tuleb läbi mõelda. See rahu ei kaalu seda raha üles. See oli 20. veebruar, kui Kodutunde buss Jänistvere külla ja Egle taluhoovi sisse sõitis. Siis oli Signe veel meiega. Tänaseks on ta meie seast küll lahkunud, kuid tema lood elavad ikka edasi. See oli üks nendest kirjadest, kus sisu ja tegelikkus olid vastavuses. Egle ongi selline usin ja tragi, kes väga lihtsalt abikäsi vastu ei võta. Tegelikkuses sai Egle osalemine saates teoks tänu Reelikale ja tema abikaasa Maarekile, kes 19-aastaselt ratastooli jäi ja kellele me 2014. aastal abikäe ulatasime. Anneli, väga meeldib. Reelika on nimelt Egle üks lasteõpetajatest Audru koolis ning just tema oligi see, kes innustas Eglet abi vastu võtma. Kui te nüüd mingi aeg tagasi käisite seda maja üle vaatamas koos Signega, et kas siis sai kohe ära otsustatud, mis tegemisele läheb? Ja pererahvas kurtis, et ikkagi see pesemisvõimalus on neil kõige üle jõu käivam. Et duširuum ja sellest kuivkäimlast peab saama siis tänapäevane WC. Kui palju meile aega on antud, seda ei tea me keegi. Olime ühel nõul. Kodutunne tahab üksikema pesuruumi murest üle aidata, sest lapsed ju kasvavad ja peagi ei mahu neist keegi enam pliidi ette plekkvanni. See peretunne on hästi tugev ja see peremaa, võtame lihtsalt majal katus vahetatud, perenaine on ise rajanud mingisuguse reoveesüsteemi, täna me muidugi vahetame selle kõik siin õigete asjade vastu, aga tahe ja peale hakkamine, et mulle nagu sümpatiseerivad sellised pered hästi. Ta tundub väga asjalik, nokitseja, kui vaadata seda maja ja neid asju, mis ta on nokitsenud, näitas oma kappi mulle, mis ta ise oli ära lihvinud, et ta on väga tegutseja ja tore. Millisest perekonnast sa ise pärit oled? Mind kasvatas isa. Vanemad lahutasid, kui ma olin 3-4, ma ei tea täpselt, ma mäletan. Ja mina jäin isale. Kas sul on õdesid, vendasid ka? On. Selles mõttes, et nii-öelda bioloogiliselt päris on üks vend. Sina läksid siis isale ja vend läks siis emale? Isa mulle ütles, et ma olin vist sünnist saadik tema laps selles mõttes, et aga suhted emaga milliseks kujunesid? Mingi aeg ma ei näinud üldse ema. Vist äkki mingi 13-aastaselt siis peale seda kuskil alles esimest korda. Et see kõik, mis emast tuli, oli isa suust kuuldud jutt, et mis nagu nii palju, kui ta rääkis. Aga suhted emaga praegu, kui sa oled juba ise ema? Selles mõttes, et me kohtume suhteliselt harva. Tegelikult sinu enda eraelus juhtus ka nii, et te läksite lahku. Kas sina oleksid ette kujutanud, et te jagate lapsed pooleks? Ei, lapsed on minu. Mina ei ole nagu kunagi kätt ette pannud ja keelanud nagu suhelda või niimoodi, et ta on nende isa ja tal on õigus. Kui palju lapsed praegu suhtlevad? Põhimõtteliselt päris pikalt oli suht nullseis. Poistel oli sünnipäev, siis ta võtsi nagu ühendust vasti. Väiksemad lapsed eriti ei mäletadki selles mõttes, aga nüüd üritavad siis taastada ilmselt oma suhteid. Ma saan aru, et kui on ikka sellise vana talumajaga tegemist, siis ega seda kanalisatsiooni ilma septikuta lahendada kuidagi ei saa. No ega siin varianti ei ole, et teine teema oleks veel mahuti, aga siin on meil kõik teed valla. Saame vabalt minna septiku peale, ei piira meid siin miski, ei kaitsmata põhjavesi ega paegiht. Võime vabalt kopa maasse lüüa ja
siin arutasime just Aleksiga, et variante on mitu ja mis mitu varianti siin arutada üldse selles on? mõttes, et meil on parasjagu nii palju krundi peal ruumi, et ei ole selliseid kitsendusi, et me võiksime jääda liiga lähedale majale või veevõtu kohale. Kuhu otsustasite? Tuleb sellest vanast keldrist, siis tulevad otsad välja ja vaatasime nii, et jääks need septiku tühjendus avad siis võimalikult kergesti ligipääsetavaks sellele masinale, mis teda üks päev peab tulema tühjendama. Teil on siin ju paberis soojaks köetud, on sellel mingisugune eesmärk või? Kuivatasime. Mida? Me liimisime maha siia vediplaadi. Seekord me vanilas oleme kasutanud siis vedi ehitusplaati, mis on isolatsiooni eest ja samas ta annab ka hüdroisolatsiooni kohe. Aga mis see tööprotsess sul nüüd edasi näeb? Mis nende plaatidega veel tehakse? Kontrollime, et mis olukord meil siin on, et plaadid on seina kruvitud, liimitud, ühenduskohad on vedispetsiaalse liimimassiga tihendatud, samamoodi ka nurgad ja ma lähen, nii kui me sinuga oleme lõpetanud õue ja ütlen Indrekule Profidost, et nüüd plaatima. Oi, kas väiksemaid plaate ei olnud? Ei olnud kahjuks, jah. Ma saan aru, et meil on väike ruum, aga siis plaatid peavad ka nii väikesed olema. Siis tundub vaata ruum palju suurem, kui plaadid on väiksed. Aga millest me nüüd siin peame lähtuma, et sul on erinevad värvid, kas need on meil nüüd juhuslikult saabunud teatud kogus erinevaid plaate või? See on ikka mustri järgi, et oleks saaks mustrit teha. Et valget on kõige rohkem ja siis on tegelikult on 5 erinevat tooni, ma ei tea, kui hästi nendel hallidel siin vahet on, saab teha, aga 5 erinevat tooni ja teen Indrekule nii-öelda ette, et ta saaks siis minna siit edasi. Lahtiseks jäi, mis läheb põrandale keskmises ruumis ja WC-s? Laminaat. Et see arvatavasti ta, kuna see jääb lahtine, see on see koridori osa köögiga, et siis ühtlaselt laminaadiga. Aga see nõnda nimetatud puhkeruum, kas see täidab mingisugust konkreetset eesmärki või sellega ei olnud lihtsalt võimalik midagi muud ette võtta? Sellega ei ole midagi võimalik ette võtta, siis kui sa vaatad, siin on need uksed, kui need omavahel lahti hakkame käima, siis see ruum ongi täidetud. Et mingid kummutid me sinna ka ära ei mahuta ega mitte midagi. Sest et see, kui sa näed, siin 1,8 ruutu, uksed lähevad siin vastamisi, nii et ega siin praegu tundub, et siin on ruumi seni, kuni uksi ei ole, aga uksed tulevad, siis sinna tegelikult midagi ei mahuta kahjuks. Mahutame ikka siia lilla näiteks. Midagi väga väikest saab sinna nurka panna. Ma leian midagi sinu jaoks siia nurka. Midagi ikka saame. Mida teeme nüüd lühikursuse plaatimise ABC? Nii. Teeme. Ja alustame sellest, et tuleb alustada esimesest reast. Ja tuleb alustada kõige parem on laseriga seda teha. Et saaks loodi. Ja, aga kui ei ole? Siis tuleb usaldada loodi, et ta ei valeta. Kontrollida 2 pidi, et joon oleks ikkagi mõlemat pidi loodis ja saab ka sellega hakkama. No mis sa ise ennustad, kui kaua sul nüüd aega läheb selle ruumi plaatimiseks? Arvestades seda lihtsalt mustrit, mis mulle siia tehti, siis ma arvan, et äkki kell 2 öösel on valmis. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Kodutunne on Läänemaal Jänistvere külas, Ekle juures, kes otsustas aastaid tagasi just siia oma kodu rajada. Siis polnud Ekle veel üksi.
Vahepeal võõrsil Soomes elanud pere läks aga laiali ja naine tuli tagasi koos oma 5 lapsega, kellest noorim oli vaid paarikuune. No siis, kui ma ära tulin, oli kõige väiksem pooleaastane, nii et kõik olid siis olemas. Selles mõttes, et minu jaoks nagu ammendas see, et ma tundsin, et ma ei saa selles suhtest enam midagi. Et see kooselu oli nagu ma ei oskagi nagu selles mõttes, et ei olnud nagu selles mõttes kooselu, vaid kooselu lihtsalt kohustusest minu jaoks. Aga sind ei hirmutanud, et sa nüüd võtad, et tuled üksi siia talumajja, kui kaugele see maja oli selleks hetkeks teil nagu juba ära remonditud, ära vuntsitud, et mitte midagi ei olnud. Aga ma tulin oma koju, see on minu kodu ja see on minu kodu. Praeguseks hetkeks on Ekle suutnud luua juba sooja ja hubase kodu. Üle jõu on käinud vaid elektritööd ja vannitoa ehitus. Ja just selles osas oma jõud ka ühendasime. Teise päeva ilm vähemalt soosib meid kenasti ja kuidas töödega on edenenud? Kas saite eile kõik lõpuni? Ja, oleme väga kenasti graafikus. Ja nüüd? Mis plaanid on? Teise päeva plaan. Meil on siin üks väike lisatöö tuli. Nii. Vana keldriluuk osutus nii vanaks, et me teeme siin uue. Lihtsalt, ta on ohtlik juba. Aha, nii, kas seal käib juba penosili paigaldus või? Tere! Ma vaatasin üle, mis seal kõike teha saab. Nii. Avastasin, et päris palju asju on juba meie toodetega ära tehtud. Ja tulingi välja vaatama, et kas seal on olemas veel vannitoa nurkadesse panekuks stop-fungid. Teil ei olnud neid või? Seda konkreetset toodet mitte, jah. Aga mis sa sinna praegu panid siis mitte midagi? Praegu ei ole, see on kuugitus. Tegemata, et mida ongi nagu vaja, et siis saab need asju tuua ja neid asju seal pärast kasutada. Et kus on erinevad toanurga ühenduskohad, kus on põrandaplaatide ja seinaühenduskoht, et kasutada, et see on just vaata niiskuse puhul hea. Et ta ei lase hallitama ja samas ta on niiskuskindel ka. Ja elektrisüsteem ma saan aru, et tuleb siia täiesti uus, et see on praegu panemisel, et terves majas. Kas tuleb terves majas elekter? Kõik tuleb uus. Kõik tuleb uus? Ei jäta lahtisi võtsi. 2 asja, kus meil probleemid on küttekolded ja elekter. Elektriga ma saan aru, et peale teie äraminekut peaks vähemalt asjad oluliselt paremad olema, et lahtisi otsi ei jää, nagu lubadus oli, see meile sobib. Küttekolletega jah, et siin ka sellesse nauru, et mõned väiksemad viperused saab juba ära parandada, ehk siis lahtine pliidiuks näiteks ja sellised asjad, aga küll on siin konstruktsioonilisi probleeme, et on, kui korstna alt katusele läheb, seal ei ole siis mitte põlevast materjalist, sellist puhvrit vahel on ehitatud võib-olla vastu korstna jalga, et need on need kohad, mis tasuks üle vaadata ja see koridori lagi on ka natuke selline muret tekitav, et kui tugevad need kandetalad seal all on, et kui nii-öelda näpuga katsuda, siis ikka pudiseb, et need on need asjad, mis tuleks üle vaadata. No, kuidas te seletate siia jõudmist? Ma ühtegi viite ei näinud teie peal. Oleneb, kus poolt te nüüd tulla tahate, kas te tahate tulla Pärnu Jakobi poolt või tahate tulla Pärnu poolt. Et just sellises kauges piirkonnas on oluline, et te oskaksite ise ennast aidata vajadusel. Nagu öeldakse, tunne oma kodumaad. Kui hästi ja mida me aga tegelikkusest teame oma linnadest ja küladest ning väikekohtadesse peidetud pärlitest. Kodutunne pole ju ainult maja või korter. Selle loovad eeskätt inimesed, aga ka keskkond, kuhu me oma kodu loome ja mis aitab meil omakorda kodutunnet luua. Igas saates püüame nüüd edaspidi leida selle miski, mis on aidanud ühel või teisel perel seda kodutunnet luua. Mis inimesed teil siin külas ümberringi elavad? Kuna see on siin väike koht, siis eks igaüks aitab ikka nagu põhimõtteliselt kõik aitavad kõiki, kui vaja. Lisaks lahketele inimestele leiab siitkandis ka palju maalilisi maastikke. Näiteks tasub Google Mapsi sisse toksida selline koht nagu Soontagana maalinn, kus aastaid tagasi toimusid ka filmi Malevvõtted.
no siin see Läänemaa oma ilus ja valus on, andis siia ikka kuppida, olgem ausad. Kui tihti te siin käite? Suvel ikka paar korda saab käia ja siin on niisugune tore mõnus koht, et nagu näha on siin vaatetornid ja grillimisplatsid ja sealpool on üks ööbimismaja, kus me tavaliselt ööbime. Kohe lihtsalt igaüks võib siia tulla niimoodi ja... Jah, siin keeldusid asju ei ole. Sa ise oled filmi näinud või? Jah, ikka. On selline äratundmisrõõm ka, et näe, kuule, vaata. Kui me vaatasime seda 6. klassis ajalootunnis, siis ma ikka sain vajatada paar sõna, et ja, see on minu kodukohas filmitud ja niimoodi. Äge. Ja loomulikult iseloomustavad seda maakonda kiviaiad, mis on iidne kultuuripärand Eesti maastikes. Ka Egle taluhoovis on selline kiviaed täiesti olemas. Egle, räägi, kuidas sellest talumajast sai teie kodu? Ostmise teel 16 aastat tagasi äkki, ja vanem poiss oli kuskil aastane. Sai kuulutusi vaadatud. See oli esimene koht, mida me nagu vaatama tulime. Ja mina ütlesin, mina ei lähe siit ära rohkem. Kuigi siin nagu selles mõttes ei olnud nagu midagi, et ei olnud ju vett sees ega kõik oli siuke nagu ta oli algeline. Aga sa ise oled pärit kust? Pärnust. Ma olen linnatürk. Aga sa olid noor inimene, sind ei hirmutanud maale kolimine? Et kuidas töödega, asjadega? No siis mul oli põhimõtteliselt, ma ei olnud nagu selles mõttes planeerinud tööle ennast või niimoodi, et minu eesmärk oli luua endale pere. Minu jaoks oli see väga varakult selgeks, mida mina tahan. Ja mitte 1-2 last, vaid natuke rohkem, aga mitte niimoodi, et ei olnud nagu konkreetselt mul see, et see käis kõhutunde kaudu kõik. Et nüüd on kõik olemas. Kui vana sa siis olid, kui sa otsustasid pereelu kasuks? Oli niimoodi, et esimene laps sündis mul siis, kui ma olin 17. Jah. Siis kas 2005 äkki me vahepeal käisime mujal ja 2011 ma tulin siis tagasi. Miks te siit vahepeal ära kolisite? Ma saan aru, et te elasite mõnda aega hoopis Lombi taga Soomes. Jah, see oli nagu sellel põhjusel, et kuna lasteisa töötas seal, lapsed olid nii väiksed, et mina nüüd nagu lasteaeda ei pannud, nad olid nii kodused. Siis ei olnud nagu meie jaoks selles mõttes vahet, et mõtlesime, et ka, et läheme ja vaatame, mis elu sealpool on. Et ei plaaninud nagu selles mõttes nii pikaks jääda, ma teadsin, et ma tahan tagasi tulla. Aga tead vahelduseks selles mõttes, et nagu, et pere nagu koos oleks võib-olla rohkem, et... Aga kuidas siis läks elu nii, et sina tulid ikkagi tagasi, küll aastaid seal ära juba elades, aga laste isa siiski mitte? No, üks ta sinna esialgu jäi tööle. Ja siis ta nagu vaikselt läks niimoodi. Siuke nagu mööda minnes, et ei olnud siukest suhtlust ja minul jäigi nagu... Minu meelest jäi nagu suhtlusest puudus selles mõttes, et nagu konkreetselt suhtlusest. Et mul ei olnud... Ma olin päev läbi lastega nagu koos ja mul ei olnud täiskasvanud inimest, kellega nagu suhelda, sest inimene tuleb töölt, on väsinud, loogiline. Ja sealt niisugused asjad hakkavad kerima ja kuhjuma ja kui sa ühelt maalt tunned, et sa lihtsalt ei jõua enam, siis milleks nagu... Et pigem hakkab see rohkem nagu koormama, kui üksi seda vankrit vedada. Just. Ma ilmselt kasvasin sellest suhtest välja ja minu jaoks ammendusse. Kuidas sina selle vastu võtsid, kui ema-isa teed lahku läksid? Sest ma nagu ei oska... Mulle nagu otseselt ei olnud midagi sellist nagu imelikku tunnet, kuna isa oli nagu kogu aeg tööl ja ta oli eemal. Et selles suhtes oli põhimõtteliselt tavaline tunne, igapäevane elu. Et selles suhtes ei ole midagi imelikku minu jaoks. Aga kus sa ennast tulevikus näiteks näed? Kas sa näed ennast siin kodukohas või näed sa kuskil ikkagi suurlinnas eemal? Ma elan üks päev korraga.
ja töödega me oleme jõudnud nii kaugele, et ma kuulen, et siin käib veel üks arutelu mingisuguste plaatide osas. Jah, pidasime siin plaani, et millist plaati siis kasutada laesoojustuseks, millist seinasoojustuseks. Nii, ja kuhu te jõudsite? Jõudsime sellele järeldusele, et Kingspan Thermat ehk siis seda toredat hõbedast plaati oleks sel puhul väga hea kasutada siin ikkagi laes. Et me saaksime niimoodi selle pesuruumi aulutihedaks ja soojaks. Et hetkel kavatseme selle plaaniga edasi minna. Millist elu sa ise elad siin maal? Mu elu siin maal on rahulik ja siuke töökas, kuna pean ema aitama ja igasuguseid muid töid tegema. Mis töid sa pead tegema siin majapidamises? Ma pean siin majapidamises tegema selliseid töid nagu lõhun puid, suvel niidan muru, tegelen koertega. Siis võtan talvel puid maha ja aitan emal puid tassida ja siis mingi pisitöid, mida vaja teha kuskil on. Kas sul enda jaoks ka aega jagub? Jaa, vabal ajal ma käin linnas sõpradega niisama. Rääkige, kuidas teie päev välja näeb? Te ärkate vist hästi vara hommikul, ma sain aru. Ja kella 6 ärkame. Ussa. Ja meil tunnid algavad kella 8. Mis te siis 2 tundi nii palju veel teete? Oleme natukene aga kodus siis. Teeme ettevalmistusi koolipäevaks. Kas nii vara ärgata on raske? Jaa. Natukene. Aga sinul vist ei ole probleemi ärkamisega või? Sulle meeldib vara ärgata? Ja mis kell te siis alati nüüd tudjuma lähete? 8:30. Siis me oleme ju ajast vist juba nagu väga palju üle läinud. No vahepeal võib natukene minna. Võib jah? Kas on mõnikord selliseid eriolukordi, kus emme lubab olla kauem üleval? Ja vana aasta õhtu. Aha. Ja jaanitulle ajal olete üleval. Kui kaua te siis olete kõige kauem üleval olnud, mäletate ka või? Keskööni. Keskööni lausa. Kõik teie, jah? Jaa. No nüüd te lähete täna magama, eks ju? Kui te homme ärkate, lähete kooli ja kui te koolist tulete, siis võib-olla oleme meie ka juba saanud ühele poole oma töödega. On ju? Ja, siis räägime edasi. Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega. See loob tõelise kodutunde. Kõige tähtsam siin maailmas on kodu ja seal valitsev soojus, sest ilma kodutundeta me jääme kodutuks. Meie seas on palju inimesi, kellel oma kodu on vaid unistus. Kui sina ostad kodutunde tooteid, teed sa hea teo ja annad suure panuse, et see lihtne unistus, oma soe kodu, täituks. Ühes Läänemaa väikeses Jänistpere külakeses elab Egle koos oma 5 lapsega. Ja juba 3. päeva käib siin kibe töö, mis õnneks on juba vilja kandnud ning tundub, et ette võetud tööd on tõepoolest lõpusirgel. See 3. päev on alati hästi vastutusrikas, sest me oleme mitme päeva jooksul andnud välja juba nii mõnedki lubadused. Üks puudutab elektrit. Ehk kuidas nende lahtiste otstega on nüüd? Jõudsime ikka otsad kokku tõmmata kõik lõpuks, et
et palju tööd oli jah, tube oli 3, siis oli veel suurtuba, köök on ju, eks ju. Ja siis töö, mida me tegelikult tegema tulime. No me tegime selle vannitoa, sinna läheb ka ju boiler üldjuhul sellistes vanades majades, kuidas selle võimsusega siin nüüd on? Siin on idee poolest hästi, et eenemad kasutasid nagu ühte vaasi, aga valmidus oli 3 jaoks ja nüüd on kõik nagu võimas kilp, kõik 3 vaasi on kasutusel ja eks me jätsime kilpiga varukohti, et kui tulevikus tahab nagu teist korrust nagu laiendada või siis kööki midagi juurde, et eks tal on lihtne ainult elektrik kutsuda ja siis mõned otsad juurde lisada sinna kilpi. Egle pole hädaldaja ja saab enam-vähem kõigega hakkama. Oma elu üle ei kurda ning abi üldjuhul ei palu. On aga asju, mis käivad ühele üksikemale üle jõu ja just selles osas meie poole pöördutigi. Aga pöördujaks polnud mitte Egle, vaid hoopis lasteõpetaja, kes isegi meie saates osalenud. Audru kooliõpetaja Reelika oli just see, kes ääri-veeri lastele seda teemat välja pakuks, et võtaks kokku ja kirjutaks. Mis sina mõtlesid ja arvasid, kui sa kuulsid, et Kodutunne tuleb teie vannituba ehitama? Rõõmustunne oli. Ja mis sa arvad nüüd? Mis seal nüüd valmis hakkab saama? Hea asi. Kas sul oli hea meel kuulda seda? Jaa. Kuulsin üks hästi äge, mingi suur vann vist oli. Jaa, plekkvann. Oh, ja selle jätad ikka alles, on ju? Jaa. Jaa. Igaks juhuks, kui ikka duš peaks katki minema. No tõepoolest, kui ma vaatasin seda joonist, siis tundus, et tegelikult me mahutame siia ikka mingi väikse asja ära. Mulle tundub, et isegi see lilleke, mida ma siin välja pakkusin, väga siia enam tõesti ära ei mahu. Et ega nüüd ongi ainuke asi siis nüüd natukene kuidagi viimistlusega siia elu juurde anda, jah? Jah, et natukene teeks siukest vanavärki, muidu kõik on nii valge, nii klants ja nii uus, et teen siis selle stentsili sablooniga. Alguses tegin selle suurega, aga kuna ma nagu ühtlast ei taha, et olekski natukene kulund, siis teen mõnesse kohta teen kõrgemale veel mõne üksiku niukse. Nii, kust saab nüüd sabloone? Stentsilit. Ja seekord teen lasuuriga, alpina lasuuriga, et ma ei teegi värviga, et ta olekski siuke pehmem, et värv võib-olla liiga siuke tugev. Kui see saab nüüd valmis, siis see ruum ongi valmis? No, liistud. Liistud ja siis on valmis. Siia me uks tuleb vahele üldse? Ei tule, see on 3 must, see on nii väike. Praegu juba tunnen kogu aeg, et ma saan ustega siin. Noh, sellest on variant ka vähemalt üks uks siia neid üldse ära võtta. Kui meie siit ära läheme, millised on su edasised sammud? Noh, Päästeamet luges siin sõnad peale, eks ole? No, need sammud on mulle ka juba ammu enda teadvusesse võetud, et ma tean, mis mul on vaja siin teha. No, järgmine samm, eks on lastetuba nüüd täiesti ära lõpetada. Siin need viimistlused ja värgid, mis siin veel on natukene. Ja siis eks ma siis lähen selle päästeteema ameti kallale, et suvi tuleb, et siis ma katsun seal selle koridoriga midagi ette võtta, et see on nagu üsna kehvas seisus. Aga kuidas te rahaliselt hakkama saate? Maksud on maksutud, kõhud on täis, tuba on soe, lastel on kõik vajalik olemas, mis nad vajavad. Aga lihtsalt väga suurteks kulutusteks ei jää. Et kuna tööl käimine iseenesest juba on suur kulutus, et üleüldse tööl käia, siis ma pean silmas nagu kütte näol ja autoremont ja et see on nagu selles mõttes. Aga lastele oled sa pidanud millestki ütlema ei, selgitama, miks praegu seda või toda? Üldiselt ma olen üritanud lapsed kasvatada niimoodi, et nad saavad juba ise aru, et neil ei ole vaja kõike, mida nad tahavad. Ja mina panustan laste kasvatuses rohkem nendele emotsionaalsetele väärtustele
kui et asjadele. Mina näiteks saan minna terve selle karjaga poodi niimoodi, et nad keegi ei küsi mu käest mitte ühtegi asja, mida nad näevad. Nad ütlevad, et ma korraks vaatan riiuli juures ja siis lähme edasi. Et meil ei ole kunagi olnud seda, et ma nüüd lähen selle unnikuga poodi sinna ja siis nad nagu konkreetselt karjuvad ja kisavad, et seda, teist ja kolmandat. Ja arutame läbi ennem, et mis me ostame, et ostame seda, teist, kolmandat, teeme väikse nimekirja. Ja ma ei ole kade ka, eks me ikka aeg-ajalt vaatame jälle, kuskil on mingid head pakkumised, näiteks nad armastavad multifilme vaadata DVD-de pealt, et siis jälle leiame siit-sealt midagi. Ja et nad ikka saavad, selles mõttes nad ei ole ilma millestki, aga nad ei ole minu käest kunagi mitte midagi nõudnud. Valmis! Wow. Väike oli kõrgel ja juba valmis või? Jaa, valmis. Kuidagi ei tundu usutav see asi. Siis tuleb minna üle kontrollida. Mis seal nüüd kõik valmis on? Septik on maas, vesi sees. Vesi läheb välja. Oleme selle pere toonud sellesse sajandisse. Et põhimõtteliselt võime pere sisse saata? Jah, minu poolt küll. Mina tahaks Puuhalli tänada, kes seekord meid jälle puiduga aitas. See on niisugune murepunkt alati meil. Ja kõik mahute sisse või? Ei. Kas on natukene teistmoodi, kui oli vannis käia või? Mitu rätikut siin on? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Just läks 5. Kõigil on olemas. Teeme tegime nimed peale ja... Mina tahan seda. Nii, valik on tehtud juba. Pihta, jaa. Ilus siin on. Ja siin on see boiler, kaanikauss, see peegel ja see asi. Aga mis seal maas on? See valge asi, see on ka muutunud ju. WC-pott. Nii, ja mis seal ennem oli siis? WC-pott. Oi. Lahe, see on ka Rapuntsel. Meil on nüüd 2 Rapuntslit. On või? Jah. No, siis üks ühele, teine teisele või? Leenu, nüüd on meil kummagil oma Rapuntsel. Ma usun, et te saate nüüd kenasti hakkama siin kõik on ju. Nüüd on palju lihtsam, vett ei pea soojendama. Kes teil ennem vee soojendamisega tegeles? Emme. No nüüd on see mure on murtud ja vett ei peaks soojendama enam. Tegelikult tegi seda ahi. Mina tänan, et te tulite. Et super inimesed olete, teete super tööd. Meie täname selle eest, et te aitasite meid natukene parema järje peale, et me saame siit nüüd edasi minna oma pesapunumisega. Et nüüd on see kõige suurem töö, mis minul oli pinnuks tehtud. Ja ma ei tea, ma kallistaks teid kõiki nüüd.
julgete vastu võtta elu muutvaid otsuseid. Mõelge sellele. Egle oli ehe näide sellest. Kas 5 lapsega Soomest tagasi tulek ning üksi eluvankri vedamine oli õige või vale otsus? See pole meie öelda. Ja nagu ütles Alex, meie asi oli aidata see tore perekond 21. sajandisse. Et lastel oleks kasvades koht, kus ennast pesta ning külmal talveõhtul oleks tualetruum soe. Selle saate lõpetuseks tahakski tegelikult panna teile südamele, olge ausad, eeskätt iseenda vastu. Kui me saame iseendaga hästi läbi, saame ka teistega. Ja tsiteerides Eglet, elu on lill. Kahjuks küll mõnikord väga habras. Seepärast hoidkem seda elu. Mina kohtun teiega jälle järgmisel esmaspäeval. Just siis, kui hing on veel noor, tahaks minna ja võita ja võidelda, tundub ankruna siisema hoog. Tuleb aeg, mil maailm saab piirid ja käidud on kõik võõrad teed. On koduni meetrid või miilid, taas jalge all peagi on need. Kus on nüüd sinu peatuspaik kallis, kus lookleb su kodune tee? Kas meenub sul hämaras hallis, siit samast kord läksid tee? Vahel tahaksid olla juurteta, just siis, kui hing on veel noor. Tahaks minna ja võita ja võidelda, tundub ankruna siisema hoog. Tuleb aeg, mil maailm saab piirid ja käidud on kõik võõrad teed. Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega ja loon tõelise kodutunde.